Tere kõigile ja tere tulemast meie teisipäevasele kursusele, et kui te olete uus sellel kanalil, siis te leiate siin erinevaid videosid, mis näitavad, mis on Kabala tarkus ja saate õppida ka Kabala info meiega ühistes õpingutes ja me loeme nüüd Shamati raamatust, mis tähendab ma kuulsin. See on edasi jõudnud materjal ja siin on läbigi kolm esimest semestrit ja teate, mis on Kabala tarkus. Aga meie jätkame Shamati number 6-ga, mis on Toora tugitöös. Kui teil on küsimusi, siis küsige julgelt ja me proovime vastata nendele küsimustele koos. Seega alustame. Shamati number 6, mis on Toora tugitöös. Kui inimene õpib Toorat ja tahab, et kõik tema teod oleksid suunatud andmisele, siis peab ta alati püüdma omada Toora toetus. Toetus on toitaine, mis on armastus, aukartus, ühendamine ja värskus ja nii edasi. Kõik see tuleb Toorast ammutada, sest see tähendab, et Toora peaks andma talle need tulemused. Nii et kui rääkida Toorast, siis me räägime õpetusest. Seega meie Toora, Kabala tarkus ongi meie Toora. Et mõnikord ma kuulen, et seda kutsutakse mõnikord kindla raamatu kohta käib see, aga meie räägime siin õpetusest ja sõna Toora tuleb sõnast Theora, mis tähendab valgustatus ja Hora tähendab õpetus, kasutusjuhend. Kui ma kasutan õieti seda kasutusjuhendi, siis ma pean jõudma mingisuguse valgustuseni. Seega see on, mis Toora tähendab ja meie Toora on Kabala tarkus. Kuid kui inimene õpib Toorat ja ta neid tulemusi ei ole, ei loeta seda Tooraks, sest Toora viitab valgusele, mis on Toorasse riietatud. Nagu meie targad on öelnud, ma olen loonud kurja kalduvuse, ma olen loonud Toora kui paranduse vürtsi. See viitab valgusele sest selles olev valgus parandab teda. Peaksime ka teadma, et Toora on jagatud 2 osaks. Esiteks Toora ja 2 mitsva käsk. Tegelikult on võimatu neid 2 osa mõista enne, kui inimene on looja teed mööda käimise vääriliseks saanud, väljendades, et issand osadus on neil, kes teda kardavad. Seda seetõttu, et kui inimene on looja paleesse sisenemiseks alles ette valmistamas, on võimatu tõe teed mõista. Olgu, et siin me peame järgmine kordse märkuse tegema, et loeme seda uuesti. Peaksime ka teadma, et Toora on jagatud 2. Et ma pean sellest õpetusest 2 asja saadma, mis on Toora, et see on mingi valgus, et see on sisemine tarkus ja muutus. Ja teiseks see on mitsva, et see tähendab käsku, mis tuleb sõnast tsivõi, et see on tegelikult käsk. See on nagu looja käsk. Et me peame sellele mõtlema, et see on nagu mitsva, nagu käsk. Seega ei tasu seda võtta sõna-sõnalt, sest see loodusseadused on samuti looja, sest tegelikult me peaksime tegema seda õieti, sest kui me teeme mitsvaas, siis tegelikult inimene on muutnud endas mingit omadust, et ta nagu sai endale hoopis teisele andvaks. Et kui ma saan muuta enda loomust võtvast andvaks, siis see on
teatud soov, mida ma kasutan. Tegelikult on võimatu neid kahte osa mõista enne, kui inimene on looja teed mööda käimise vääriliseks saanud, väljendades, et issanda osalus on neil, kes teda kardavad. See on ka samuti oluline, sest paljud inimesed täidavad käske erinevates suhetes ja nad usuvad, et loojalt tuleb mingisugune käsk, mida nad peavad täitma. Aga mul on selle suhtes kogu austus, aga me ei räägi siin sellest. Kabala tarkuses inimene tegelikult ei saa täita käsku, kui ta ei ole seotud loojaga. Ja see on väga oluline punkt, mida me peame nägema, et kõik, mida me teeme füüsilises ja vaimsuses tegelikult maisuses ei sisalda tegelikult loojad, sest kui me soovime midagi teha vastavalt vaimsusele ja loojale, siis pead kõigepealt tundma loojad, sest vastasel korral, kuidas sa saad midagi kellegi jaoks teha, kui sa ei näe, ei tunne ega saa teda katsuda. Seetõttu, et see lõik jätkub. Seda seetõttu, et kui inimene on looja peab alles ette valmistamas. Et see tähendab seda, et kui ma pean olema ja ma pean ja seetõttu, et nõu on siis, kui on selles sõttu, et kui teda kardetakse, mitte hirm ei ole sellepärast, et ta võib saata mind põrgusse, vaid ma peaksin kartma, et ma kasutan enda loomust egoistlikuks. Ma pean kartma seda. Miks? Sest kui ma olen loojale vastandlik, siis see tähendab seda, et meil pole ühendust, me oleme eemaldunud üksteisest. See on kaks inimest, kellel on suhe. Et kui üks armastab teist, aga teine on egoistlik, siis ei ole tegelikult suhe, sellest ei saa mitte midagi. Ning samamoodi on siin ka, et inimene peab olema samal andval sagedusel looja suhtes. See tähendab seda, et ta kõnnib looja teel. Ja seega ma peaksin kartma, et olen egoistlik, et see võib mind loojast eemaldada ja see on looja kartmine. See on seetõttu, et kui inimene on looja ettevalmistavas seisundis, et looja paleesse sisenemiseks, on võimatu tõe teed mõista. Et kui ma ei ole veel avastanud loojat ja ma ei ole saanud teist loomust, siis seda on võimatu loojat avastada. Et kõik need, mida normaalselt teevad religioonides ja nii edasi, aga kabala tarkuses sa ei saa ju midagi looja heaks midagi teha, kui sul pole temaga ühendust. Seda ei juhtu lihtsalt. Kuid on võimalik tuua näide, mida isegi ettevalmistusperioodis olev inimene võib mõningal määral mõista. Nagu meie targad on öelnud, Rabbi Yosef ütles, mitsva kaitseb ja päästab selle täitmise ajal. Toora kaitseb ja päästab nii täitmise ajal kui ka mitte täitmise ajal. Asi on selles, et täitmine viitab ajale, mil inimesel on mingisugune valgus. Seda valgust, mille ta on saanud, saab ta kasutada ainult siis, kui valgus on veel temaga, sest nüüd on ta rõõmus valguse üle, mis talle paistab. Seda eristatakse kui mitsvaad, mis tähendab, et ta ei ole veel saanud tasu toora eest, aga tõmbab endale elukedushaad ainult valgusest. Tooraga see nii aga ei ole. Kui inimene saavutab mõne tööviisi, saab ta kasutada seda viisi, mille ta on saavutanud isegi siis, kui ta seda ei praktiseeri. See tähendab isegi siis, kui tal ei ole valgust.
See on nii, sest ainult valgus on temast lahkunud, kui ta saab kasutada tööviisi, mil ta on töö kaudu saavutanud, isegi siis, kui valgus on temast lahkunud. Seda on väga oluline mõista. Teiste sõnadega, see inimene õpib pidevalt. Ta õpib toorat pidevalt, ta õpib kabalatarkust, see on meie toora ja selle toora õppimise ajal tal on tõusud ja tal on ka langused. Et mul on langus, sellepärast et elu on kogu aeg üles ja alla, seega ka vaimsuses. Et tema tõusude ajal, mil ta saab häid tõuse, siis tema praktiseerib seda toorat. Ta sai sellest tõusust mingit valgust. Ja teine osa on see, kui ta ikkagi praktiseerib, aga tal pole tõusu, sest ta sai languse hoopis. Ta sai languse sellest. Ja see on sellepärast, et tema egoism avaldus veel rohkem. Temale egoism avaldus veel rohkem ja see tema karedus selle egoismil tekitab langust. Ta langeb oma tasemelt ja see tekitab tõuse ja mõõn. Et kõik tõusud on valgusega, et ta ei ole veel avastanud loojat, aga sel ajal, kui me õpime, me saame neid tõuse ja mõõnu ja need annavad meile arusaamu pimedusest ja valgusest ja pimedusest ja see on väga oluline. Et mõlemal juhul, kui ta õpib kabalaad, siis ta ei lõpeta selle õppimist. Siiski me peame teadma, et kui praktiseeritakse, on mitsva olulisem kui toora, kui seda ei praktiseerita. Kui praktiseeritakse, tähendab see, et nüüd saab inimene valgust. Seda nimetatakse täidetuks. Ja kui inimene õpib, siis ta avastab, kuidas ta peab muutuma või kuidas rakendada seda muutust, siis seda nimetatakse praktiseerimiseks. Seega, kui inimesel on valgust, on mitsva olulisem kui toora, kui inimesel valgust ei ole. See tähendab, et kui toora on elujõudu. Ühelt poolt on toora oluline, sest inimene saab kasutada tööviisi, mille ta tooras omandanud on. Teiselt poolt on see ilma elujõuta, mida nimetatakse ilma valguseta. Mitsva ajal saab inimene elu, mida nimetatakse valguseks. Nii et igal juhul ma pean õppima ja õppimise ajal ma peaks saama vitaalsust, et valgust. Ja seda nimetatakse toora praktiseerimiseks, mis on tegelikult loogiline. Sellepärast, et kui ma õpin midagi ja esialgu ma ei tea mitte midagi sellest teemast, ei seda, kuidas ma teen või mida ma teen. Kuid õppimise ajal ma saan sellest nagu arusaamu, et mingisugust valgusmomenti, et kuidas midagi teha ja kuidas ja järsku hakkavad kõik omavahel sobituma, kuidas üks samm ja teise sammu ette panna ja järsku ma kõnningi teekonnal. Nii et seda moodi see tuleb nagu koguneb aja jooksul. Seega, kui inimene on ilma elujõuta, peetakse teda patuseks, sest nüüd ei saa ta öelda, et looja juhib maailma hea ja head tegevana. Seda kutsutakse nüüd languseks, et tema ego nagu tõuseb või nagu kasvab, et ta ei näe õigel viisil, et looja teeb head. Nii et kui me vaatame maailma sammuti, siis me näeme paljud ebatäiusi, sest me pole parandatud veel, et meie anum on katkine.
Seda nimetatakse, et teda kutsutakse patuseks, sest ta süüdistab oma loojat, sest nüüd ta tunneb, et tal ei ole elujõudu ja et tal ei ole midagi, mille üle rõõmu tunda. Et öelda, et nüüd ta tänab loojat, et talle rõõmu ja naudingut andis. Kui meil on langus, siis me muidugi tunneme end halvasti ja kui me tunneme ennast halvasti, siis me ei täna loojat, me ei vaata üles taevasse. Samuti see ei toimiks, et kui ma tunnen ennast halvasti, siis ma juba nean loojat. Ma ei pea oma huultega ja suuga nagu ütlema, et ma nean teda. Aga kui ma tunnen end halvasti, siis ma juba nean teda. Kuid see peab mulle andma selguse, et ma ei ole üks loojaga. Nii et tegelikult ma näen seda korruptiivsel moel, ja kuid ma pean õigustama loojat. Ma ei suuda teha seda ja me peame sellest väljuma ja tulema seisundisse, kus me näeme tõde. Me ei saa öelda, et ta usub, et looja juhib oma juhtimisega teisi heal ja head tegeval viisil, sest me mõistame toora teed kui kehalist aistingut. Kui ta ei tunne rõõmu ja naudingut, siis mis kasu on ta sellest, et teisel inimesel on rõõm ja nauding? Kui keegi oleks tõesti uskunud, et juhtmine on tema sõbrale head ja head tegev, oleks see usk pidanud talle rõõmu ja naudingu, sest ta usub, et looja juhib maailma rõõmu ja nauding juhtimise läbi. Kui see talle endale jõlud rõõmu ei paku, siis mis kasu on öelda, et looja tema sõpra tõesti hea ja head tegeva juhtimisega valvab? Seda on oluline mõista. Kabalistid ütlevad, et looja on hea ja teeb head, kuid kui me vaatame maailma ja näeme kohutavat maailma ja seda on väga raske uskuda, mida kabalistid ütlevad, siis see on tõsi meie seisukohast, et meie näeme, et maailm on tõesti halb. See on meie perspektiivist. Aga kui me mõtleme nagu teadlasel on mingi oletus ja läbi testimise ja proovimise ja igasuguste eksperimentide, siis teadlane üritab tõestada, et see oletus on õige. Samamoodi teeme ka meie. Me eeldame vastavalt kabalistide ütlustele, et looja on hea, kes teeb head. Vaatamata sellele, et me näeme väga halba maailma. Nii et sellele peale peame me võtma eelduse, mitte usu, vaid eelduse, et looja on hea, kes teeb head. Ja ma pean tulema ja nägema seda tema vaatevinklist. Nii et see labor ja see eksperiment, mis minu kabalas toimub, on, et mina tahan ennast tuua sellele tasemele, kus ma olen looduid samamoodi, nagu looja näeb neid. Kui keegi oleks tõesti uskunud, et juhtimine on tema sõbrale head ja head tegev, oleks see usk pidanud talle tooma rõõmu ja naudingut sellest, et ta usub, et looja juhib maailma rõõmu ja nauding juhtimise läbi. Kui see talle endale elud ja rõõmu ei paku, siis mis kasu on öelda, et looja tema sõpra tõesti head ja tegele juhtimise valvab. Kõige tähtsam on, mida inimene oma kehas tunneb, kas ta tunneb end hästi või halvasti. Inimene naudib oma sõbra rõõmu ainult siis, kui ta naudib oma sõbra kasu. Teisisõnu me õpime, et keha tunnete tõttu ei ole põhjused olulised. Oluline on ainult see, kas ta tunneb end hästi. Selles olukorras ütleb ta, et looja on hea, kes ja teeb head. Kui keegi tunneb end halvasti, siis ei saa ta öelda, et looja käitub temaga heal ja halval tegeval viisil. Seepärast täpselt siis, kui ta naudib oma sõbra õnne ja saab sellest kõrge meeleolu ning tunneb rõõmu,
rõõmu, sest tema sõber tunneb end hästi, saab ta öelda, et looja on hea juht. Nii, siin te mõistate, kuidas me peame muutma oma taju, et nagu siin artiklis ta ütleb, et me tegelikult muretseme üksnes selle pärast, kas me tunneme end hästi või halvasti. Aga tegelik reaalsus, hea reaalsus, tegelikult saab tunda üksnes siis, kui meie armastuse teise vastu ja see põhjustab meil endale rõõmu. Nii et tegelikult me peame läbime siin täieliku muutuse, see on täielik muutus, et see on täielik teine pallimäng. Me peame nägema tegelikult teise heaolu, et see heaolu peaks tegema minule ka hea tunde. Et me peame selle tajuni jõudma, et looja on see, kes teeb head teisele inimesele. Nii et kogu kabala tarkus tegelikult räägib, et kui me oleme siin maailmas, et kuidas tajuda loojat ja kuidas tõsta ennast sellele eksistentsi tasemele, et selle looja tasemele teaduseni. Seega tuleb meil kõigesse suhtuda põhjus-tagajärjel, et on looja, kes lõi reaalsuse ja see reaalsus ümbritseb meid ja töötab meie peale igast küljest ja sellest reaalsusest ma pean ennast pöörama ja suhtuma reaalsusesse täiesti teistsuguse loomusega, mis on andev ja armastav, et me saame üksnes siis aga senikaua, kui me oleme oma egoistlikus loomuses, siis on võimatu, et keegi oleks õnnelik püsivalt, et me läbime üles ja alla ja see on kohutav maailm ja me ei tea kunagi, kuna me sureme ja kõik võib juhtuda ja kogu see maailm on täis üllatusi ja arvatavasti just halbu üllatusi. Kui inimesel pole rõõmu, siis ta tunneb end halvasti. Seega, kuidas ta saab öelda, et looja on hea, kes teeb head. Seetõttu on seisund, kus kellelgi puudub elujõud ja rõõm juba seisund, kus tal puudub armastus looja vastu ja ta ei suuda oma loojat õigustada ja õnnelik olla, nagu oleks sobilik inimesele, kes on saanud teenida suurt ja tähtsat kuningat. Ja juba siin, et me vihkame loojat ja siin me peame parandama oma suhtumist. Ja siin ka on meil väga halvad hetked, et kui me näeme maailma kõikide nendes sõdadega ja halbade asjadega, mis juhtub, siis meil on väga raske öelda, et see on hea looja, kes teeb kõike head. Sest päeva lõpus ma ütlen, et ta ei tee mitte midagi, et meie teeme kogu selle halva. Kuid kas tema mitte ei loonud meid, kuid tema lõi meid vigastena. Ja nüüd on maailm üks suur segadus. Nii et päeva lõpus on ikkagi looja see, kes on korraldanud kõik selle segaduse, sest tema on see põhjus ja tagajärg on vastutus. Me ei saa mitte midagi muud teha. Ainuke, mis me saame teha, on muuta ennast ja tõsta ennast üles. Me peame kasvama üles, nagu lapsed kasvavad ja mõistma seda tõelist reaalsust, nagu lapsed teevad seda ja seda tõelist elu nagu. Üldiselt peame teadma, et kõrgem valgus on täieliku rahuseisundis ja kõik pühade nimede laienemised toimuvad madalamate kaudu. See on väga tähtis lause. Ta pigistas selle siia keskele selle, kuid seda on väga oluline mõista, et looja on teinud kõik. Ja religioonides näete te igast religioonides, nad palvetavad alati looja poole millegi pärast, et nende elu saaks muutuda. See on vale suhtumine, sellepärast, et me palvetame sellepärast, et ta annaks meile parema elu,
kuigi ta ei tea, mida ta teeb. Nii et ma pean talle nagu ütlema oma palvega, et looja tegi suure vea, kuidas ta mind kohtleb ja et tema peab nagu justkui muutuma. Seega see ei ole õige viis, kuidas palvet koostada. Palvetatakse ikka ka kabala tarkuses. Aga kui me läbime nii palju tõuse ja mõõnu ja pimedaid perioode, siis inimene peab tahtma, et olla nagu looja. Seega tõeline palve kabala tarkuses, kutsume seda realistlikuks, on see, et sa tahad kasvada suureks ja seepärast me õpime kabala tarkust. Me tahame tõsta ennast kõrgema tajuni ja see on ainuke palve. Üldiselt peame teadma, et kõrgem valgus on täieliku rahu seisundis ja kõik pühad nimede laienemised toimuvad madalamate kaudu. Seega läbi madalama soovi saab valgus tulla meieni, kui meil on õige anum. Kuid kui meil pole õiget anumat, siis kogu see koht on valgust täis, aga me ei näe mingit valgust. Just nagu kosmoses, kõik on pime. Miks? Seetõttu, et kui päikesekiired ei põrka mingi objekti vastu, siis sa ei näe seda valgust. Seega, kuidas me teame, et valgus on kosmoses, siis kui sa midagi paned sinna eseme ja päike paistab sinna peale või valgus, et siis seal see paistab nagu, meil peab olema mingi põrge sellelt valgusega, siis me näeme seda. Teisisõnu kõik nimed, mille kõrgem valgus saab, tulenevad madalama saavutusest. See tähendab, et kõrgem valgus on nimetatud vastavalt nende saavutustele. Teisisõnu nimetab inimene kõrgema valguse vastavalt sellele, kuidas ta selle saavutab. Sellepärast antakse loojale palju nimesid. Kogu Toora on looja nimed. Seega, miks nii palju nimesid on Tooras, et seal on 5 raamatut erinev Mooses, et see on see, kuidas inimene tunneb loojat. See on nagu mina tunnen inimest. Kui ma tunnen, et inimene armastab mind ja hoolib mind, siis ma ütlen, et see on väga hooliv ja armastav inimene. See on kena inimene. Või kui on vastupidi, siis see on halb inimene. Kuid päeva lõpus me defineerime inimesi, kuidas me ise tunneme. Seega looja, kui tal on õige anum, kuhu valgus panna, siis looja suhtumine loodu suhtes, siis õige soo saab õige valguse. Ja siis on nende vahel selline ühendus, ühinemine sellest teatud soovis ning see on sinu ühenduse punkt ning see valgus saab definitsiooni. Kui inimene ei tunne, et looja talle midagi annab, mille nime saab ta anda loojale, kui ta temalt midagi ei saa. Pigem kui inimene usub loojasse, siis igas seisundis, mida ta tunneb, ütleb ta, et see tuleb loojalt. Selles seisundis nimetab inimene loojalt vastavalt oma tundele. Kui inimene tunneb end õnnelikuna oma seisundis, ütleb ta, et loojat nimetatakse heaks, kes teeb head, sest ta tunneb, et saab temalt head. Selles seisundis nimetatakse inimest saadikuks õiglane, sest maatstik õigustab oma loojat. Seega siin järjekordne tehniline sõna saadik tähendab õiglast, kes õigustab loojat, see tuleb sõnast lehatsid õigustama. Nii et ükskõik mida loojad teinud on ja teeb praegu, sel ajal kui ma tajun teda, siis see on õige, mida ta teeb. Ja kui mina oleksin tema asemel, teeksime täpselt seda sama asja, see tähendab tegelikult õigustada.
kui inimene tunneb end halvasti, ei saa ta öelda, et looja saadab talle head. Seetõttu nimetatakse seda seisundit rashaks õel, sest Marshia mõistab hukka oma loojat. Kuid ei ole sellist asja nagu vahepealne, kui inimene ütleb, et tunneb end oma seisundis nii hästi kui halvasti. Seega me tunneme kas head või halba, pole vahepealset. Isegi kui ma ütlen, et ma ei tunne midagi ei head või halba, siis tegelikult see on halb tunne, sest tegelikult meie loomus on tahta tunda head. Nii et ma tahan tunda head. Isegi kui ma tunnen neutraalselt, siis see on halb. Kabalas öeldakse, et sa ei saa tunda head ega halba. Kabalas öeldakse, et sa pead tundma head või halba. Seetõttu on tähendus meie tarkade öeldust, maailma ei loodud, vaid täielikult patuste või täiesti õiglaste jaoks. See on seepärast, et reaalsus, kus inimene tunneb korraga nii head kui halba, ei eksisteeri. Kui meie targad ütlevad, et on olemas vahepealne, siis on see loodutes, kes omavad aja eristamise võimet. Siis saame öelda vahepealne kahe ajal üksteise järel, nagu me õpime, et on olemas tõusude ja mõõnade küsimus. Need on kaks aega. Kord on ta patune, kord on ta õiglane. Kuid samaaegselt see tähendab head ja halba samaaegsetelt tundes, sellist ei eksisteeri. Sellest järeldab, et kui öeldi, et Toora on tähtsam kui mitsva, siis on see just siis, kui ta sellega ei tegele. See tähendab, et tal ei ole elujõudu. See on Tooras tähtsam kui mitsva, milles ei ole elujõudu. See on väga tähtis, sest paljud kukuvad seal teekonnad lähevad ära, sest nad ei mõista seda võrdusmärki siin. Kui me õpime, siis meil on langused ja tõusud ja kui nad õpivad vaimsus, siis nad arvavad, et nad saavad tiivad ja lendavad kuhugi pilvedesse, kuid kahjuks seda ei juhtu, sest elu on täis tõuse ja mõõnu ja kabalaas läbitseb neid väga palju. Nii et need on väga olulised, et kui sa läbid seda, siis sa oled pimeduse seisundis, siis sa pead hoidma kinni oma raamistikust. Seepärast meil on raamistik, sest kui sul ei ole raamistikku ja sa kukud, siis sa lähed, siis pole midagi, mis saab sind hoida. See on nagu elus samuti. Kui ma pean minema kooli, siis ma pean minema, see raamistik. Isegi kui ma ei tunne hästi, et ma pean minema tööle või kooli või midagi tegema, siis kui ma tunnen, et ma pean seda tegema, siis ma pean seda tegema. Et päeva lõpus ma lõpetan kooli ja saan töökoha ja saan midagi ette võtta. Seega vaatamata faktile, et ma ei taha midagi teha, ma teen seda siiski. Siin on sama kabala tarkusega, et kui ma läbin paljusid langusi, et seal puudub lõpp, üks löök teise järel. Meil olid sellised Türgi filmid 70-ndatel, kus sa said lööke igast küljest, et inimesed lendasid ja neid võimendati filmides, et inimesi nagu löödi seal Türgi film. Et need vanad filmid, kus kõik lendavad ringi ja hüppavad üles alla. Ja see on nii nagu oli, kuid sa pead mõtlema seda perspektiivist, et kui sul ei ole raske, siis sa ei õpi. Ka meie töökohtades on nii, et kui me õpime midagi, siis me hakkame seda tegema ja siis me kui me hakkame tegema seda üha rohkem ja rohkem, vaatamata sellele, et me näeme raskusi, me muutume eksperdiks sellel alal. Ja see eksperdiks kujunemise protsess võtab aega. Sel ajal, kui see võtab aega ja ma läbin langusi, siis ma pean jälgima, et ma jätkan töötamist ja hoian raamistikust kinni.
see on nii, sest mitsvalt ei saa midagi vastu võtta, sest sellel puudub elujõud. Kuid koos tooraga on inimesel ikkagi olemas töövõimalus sellest, mis ta on saanud, kui ta toorat praktiseeris. Kuigi elujõud on lahkunud, jääb võimalus tema sisse ja ta saab seda kasutada. Meaning when there's vitality in the commandment and no vitality in the Torah. Practiced meaning when one has no vitality and gladness. Seega, kui harjutate, see tähendab, et inimesele töö jaoks elujõudu ja rõõmu ei ole tal muud kui palve. Kuid palvel peab teadma, et ta on patune, sest ta ei tunne maailmas olevat rõõmu ja naudingut. Kuigi ta teeb kalkulatsiooni, nii et ta võib uskuda, et looja annab talle ainult head. Siiski, mitte kõik mõtted, mis inimesel on, ei ole töö mõttes tõesed. Töös, kui mõte viib tegutsemiseni, mis tähendab tulemuseni organites, nii et organid tunnevad, et looja on hea ja teeb head, peaksid organid sellest elujõudu ja rõõmu saama. Kui inimesel ei ole elujõudu, siis mis kasu on kõigest arvutustest, kui tema organid praegu loojat ei armasta, kuigi ta annab neile küllust. Seetõttu peab teadma, et kui tal ei ole töös elujõudu ja rõõmu, on see märk, et ta on õel patune, sest ta on õnnetu. Kõik kalkulatsioonid on valed. Kui need ei vii tegutsemiseni, mis tähendab tundmuseni, et armastavad loojat, sest ta toob oma lootutele rõõmu ja naudingut. Olgu, kas on küsimusi? Meil on üks küsimus. Isoke küsib. Kui me ei palveta enda pärast, kas on õigem palvetada, et sõbrad kasvaksid ülesse ja kasvataksid oma anumaid, et nad liiguksid andmise poole, või peaksime palvetama, et meie anumad oleksid andvad. Me saame palvetada, et me oleksime ka andvates anumates ja palvetamine sõprade pärast on tegelikult parem. Aga mis on andev? See tähendab, et ta peaks palvetama ka enda pärast, et ta oleks parandatud selleks, et anda, sest siis, kui ma olen andev, siis ma saan head teha teistele, sest meie egoistlikes seisundites ma põhjustan halba. Seega, kui ma soovin muutuda ja olla andev, siis see tähendab, et ma palvetan kellegi teise heaks, sest andvalt ma ei mõtle endale üldse, aga kui sõbrad vajavad abi ja me kõik vajame abi ja kõik vajame kunagi abi ja iga viimase seisundini, siis me peame palvetama teiste heaks, sest kõik, kes palvetavad kellegi teise heaks, see on väga hea. Mahja küsib, kallis õpetaja, kuidas saaks rakendada tunnet, et ma töötan õiges suunas looja suhtes. Ainuke viis, kuidas tunda asju, on see, et kui ma töötan sõprade poole, sest siis ma saan emotsionaalse tagasisideme. Okei, see on just kui sa oled abielus, jah. Et kui sa käitud kenasti, siis naine annab sulle hea tagasisideme. Ja kui sa oled väga halb poiss, siis sa saad väga halva tagasisideme. Kuid kui sa oled üksinda, siis sa ei saa üldse mingit tagasisidet. Sa ei tea, kas su käitumine on hea või halb, sest sa ei tea, kelle suhtes seda mõõta. Samuti vaimses tööd. Inimene peab töötama grupis ja töötama sõbra armastuse poole. Siis ma näen, kus ma teen vea. Ma näen, kus ma ei armasta oma sõpra. Ja ma soovin muutuda. Kuidas looja näitaks mulle, et ma olen õigel teekonnal, et saavutada toorat. Sa pead kasutama gruppi kui mõõte tööriistana. Seepärast me vajame juhti, allikaid ja sõpru. Need on vajalikud. Järgmine küsimus Isokelt. Kas see palve peab olema paljude palve?
ja meil on paljude palvet vaja, seega kõik meie peaksime palvetama sõprade heaks. Seega, kui me palvetame kõik sõprade heaks, siis kõikide palve aktsepteeritakse kiiresti, sest kõik palvetavad sõbra heaks. Seega loojal puudub mingi teine viis, kui aktsepteerida see. Kui ma palvetaksin iseenda heaks ja looja ütleb, ei tea, ma ei tea sind, et sa oled kuidagi kahtlane vend. Aga kui ma palvetan sõprade heaks, et ma ütlen, et kõik, mida ma teen, et palvetab ainult sõprade heaks. Et mul oleks justkui nagu midagi varukas, mul oleks nagu äss oleks varukas, et hei, ma palvetasin sõprade heaks, et mul on alati midagi talle vastu öelda. On hea, kui sul on midagi öelda loojale. Hei, ma andsin võimaluse, aga sind ei olnud siin. Seega, kui sa annad endast parima pingutuse ja sa proovid kogu aeg ja looja küsib, mis sa tegid, siis sina vastad, et ma õppisin aastaid ja palvetasin sõprade heaks. Ja kus sina olid sind ja sa ei tulnud kunagi peole. Seega jah, kui inimene teeb kõik, mida suudab, siis on alati, inimene võib alati lisada, aga kui ta on hea, et inimene alati pingutab ja teeb, mitte et tal oleks loojale midagi öelda, vaid et ta saaks õigustada seda, miks me soovime ennast muuta. Looja ei vaja õigustust, aga meie seisukohast ei ole see oluline, aga see, mis on oluline, on meile on see oluline. Miks meil on vaja muuta, miks me vajame muutust. Ja kui me ei muutu, siis miks meil on elu selline kaos. Meie inimestena peame tulema mõistmiseni, et elu nõuab, et meie muutuksime ja me peame oma raskuse panema oma, jah, et kui me tahame paremat elu. Olgu, ja seda üritab kabala tarkus meid sinna viia kõrgemale tasemele, olemise tasemele. Kui me saame alati ühendada loojaga ja tunda seda täiuslikkust ja ja headust, et looja teeb head, et jah. Olgu, see on siis selle artikli lõpp. Üldiselt kokkuvõtvalt me peame tegema on see, et me peame õppima kabala tarkust, mis on meie toora ja parandama ennast, mis tähendab tooma ennast egoistlikult kavatsuselt andvale kavatsusele, mis on käsk ja inimene saab seda teha üksnes siis, kui ta tunneb loojat, aga kui ta on ettevalmistavas perioodis, kus tal pole veel vaimsust, aga ta soovib saada vaimsust, siis ta läbib tõuse ja mõõnu ja ta ikkagi tunneb mingit valgust, mis annab talle tõusu ja sellele järgneb kindlasti langus ja languseid võib olla mitmeid, kuid inimene peab hoidma oma raamistikku ja jätkama teekonda ja läbima kõik need tõusud ja mõõnad, sest kõik need langused on tegelikult kasulikumad kui tõusud, sest sa mõistad, et sügavamalt, mis su loomus on ja sa pead muutuma. Need tõusud ei ole tegelikult nii kasulikud. Parimad seisundid on langused. Et elus on samamoodi, et kui mul on langused, siis ma alati tahan sealt väljuda ja hakkan mõtlema. Aga kui sa oled täis, nagu ennast täis, siis sa oled nagu, et ütled, et lõbutseme veel, sul nagu ei teki seda arenguhetke, sa oled rahulik ja midagi ei toimu, aga kui sa oled languses, siis su aju on nagu, siis ta üritab nagu sellest väljuda. Seetõttu on toora oluline ja seda peab järgima
õpperaamistikus. Ja me peame läbima palju langusi ja tõuse ja anum peab muutuma võrdväärseks sellega, mida looja tahab meile anda. Ning seetõttu tegelikult me ei saa loota midagi loojalt, sest looja tegi kõik loomise alguses. Seega nüüd meie küljest me tuleb ennast kohandada valgusele, et saada valgust. Ja seda nimetatakse ühenduseks loojaga ja kõik need ühendused loojaga nimetatakse looja nimedeks, mis on kõik Toora nimed. Kas see on loogiline? Päeva lõpus me peame ikkagi õppima. Digital Bread küsib, kes on see mina, kes peab muutuma, kui kõik on looja käes? Isegi kui kõik pole looja käes, kas me ikkagi tunneme end halvasti? Me tunneme ikka. Ja vaatamata meie nutmistele 1000 aastaid, kas looja on maailma teinud paremaks? Kindlasti mitte. Seega on tõesti midagi, mis peab muutuma ja see muutus peab toimuma loodud olendi poolt. Ja siin artiklis ka mainitakse seda, et me peame tegema midagi altpoolt ülesse. Selle kohta on ka veel üks Shamati artikkel, mida kutsutakse ehk palveks, ma pole päris kindel, kuid me peame mõistma, et ilma oma tööta altpoolt ei muutu tegelikult, ei juhtu midagi. Seepärast meil on ka kongressid, kus selle teemaks oli pole kedagi teist peale tema, aga sa ei saa ühenduda sellega, kui sa ei tööta. Kui mina ei ole enda heaks, siis kes on minu heaks? Seega, jah. Pole kedagi peale tema on meile. Kui me pole vaimsuses, siis see on slogan. See on slogan. Sest me pole selles. Me peame avastama, et pole kedagi teist peale tema. Ja selleks, et me tahaksime seda teha, peab olema üksnes läbi töö, meie pingutuste läbi. Ja siis me näeme, et pole kedagi teist peale tema. Aga peale seda on juba kõik nii läbi, sest kui me teeme selle pingutuse, siis mina teen selle töö justkui mina tõlgin, mina teen, mina, kes seda teeb. Niimoodi me tunneme elu. Me ei tunne, et looja teeks midagi, et looja sunniks meid midagi tegema. Kuid ma võin lubada, et kui sa töötad hästi, isegi vaimsust saavutamata, tunned sa juba siis enne, et midagi voolab sinus ja lubab sul midagi teha. Ja tegelikult sa ei tunne, et sina midagi teed, aga see tunne kaob pärast poola. Ja siis sa jälle ütled, et kui pole mind, siis et kui ma ei ole enda jaoks, siis ei ole kedagi. Ja küll täna õhtune aitab. Meil küsimused on lõppenud. Tundub küll nii. Seega töötame kõik. Kui ma ei ole enda jaoks, siis kes on minu jaoks. Ja loodame avastada, pole kedagi teist peale teda. Head õhtut ja loodetavasti me kohtume järgmine teisipäev.